Tere tulemast Autofix platvormile. Selleks, et seda platvormi kasutada, on vaja esmalt sisse logida. Ja kui kontot ei ole, siis saab siin registreeruda ennast. Ja registreeruda saab kas Google'i kontoga otse või siis sisestada enda nimi, ettevõtte, email ja siis määrata ka siis endale parool. Ja kui see on tehtud, siis pääseb kontole sisse. Kuna mul on olemas konto, siis ma alustan kohe konto sisse logimisega. Logi sisse. Ja nüüd esimene kohe, mis ta küsib, on see, et näitab meile ära, et mida on võimalik siis teha sellel kontol. Ja esimene on siis see, et vajuta siis esimesele töökaardile. Ja esimene töökaart ilmub sedasi, kui vajutada kalendril ükskõik millisel ajalahtril. Nii. Ajalahtri juures on siis selline koht, et on võimalik luua uus töökaart. Igal kliendiga tuleb kaasa siis uus töökaart. Kuna hetkel ühtegi klienti ei ole, siis me võime näiteks teha nii, et sisestame uue kliendi. Ergo olek. Ja nüüd on see, et kas vajutada siia plussmärgi peale või siia lahtri peale. Teine võimalus on vajutada enterit. Ja ongi klient loodud. Nüüd samamoodi siia peale vajutades seome ära selle kliendiga sõiduki 204 TNS, võib kirjutada väikeste tähtedega ja vajutada enterit. Ja nüüd on selle kliendiga seotud see sõiduk. Lähme siis edasi. Telefoni number 56 450 690 ja @gmail.com on email. Ja nüüd on järgmine koht on see, et töökirjeldus. Et igal töökojal on võimalik sisestada endale omale meelepärased populaarsed tööd. Et näiteks, et kui siin on remonditöökoda, siis pannakse remonditööd, kui siin on värvitöökoda, siis pannakse värvitööd. Ja kui on sadulsepad, siis sadulsepad panevad oma soovitud tööd. Ja piisab ainult ühest klõpsust erinevate tööde peal ja juba komakohtadega sisestatakse tööd. Ehk siis iga komakoht tekitab uue töö. Ja vastavalt sellele, et kui kliendil on ka mingisugune mure või probleem, siis mikrofonile vajutades hakkab kohe tööle mikrofon ja ta teeb tekstist või sellest häälest teeb ta teksti kujul siis nii-öelda sõnastuse. Mikrofonile uuesti vajutades läheb see kinni. Nüüd järgmine on siis see, et me teame, et näiteks see töö võtab aega 1,5 tundi. Ja nüüd loo töökaart. Ja töökaart siis ilmub täpselt sellele kohale. Ja varsti seletan siis edasi, et mis siit edasi saab. Ehk siis praeguse hetkeks on esimene töökaart loodud.